Mida sa teed? Mida me teeme? Genuinely. Enam jah, lase saatesse, mina ei tule. See on last episood minuga. Nii. No nii. Kas sul on kõht tühi? Üldse mitte. Ma ei teadnud lihtsalt, mida me sööma hakkame, nii et ma mõtlesin, ma võin sama hästi kõhu täis süüa. Juhul, kui on midagi rõvedat, siis ma ei pea nagu tühja kõhu peale rõvedat sööma. Enne, kui me midagi näksime, siis mul on väike side quest. Ma tahan, et sa teeksid seda minuga. Nii et... Let's go do it. Lähme teeme ära. Side quest. Aitäh. Nii, meie side quest. What is this? Me hakkame mingi oma taldrikut tegema või? Võib-olla. Hakka nüüd midagi tegema. Aga mida me teeme? Ma ootan instructioneid. Ma ei saa aru, kus me sööme seda või nagu... What's up? Ei. Eelmine kord, kui ma siin käisin, siis ma vaatasin, et ma käsi... Ausalt, see nägi veitsi sorata välja. Savi? Nagu vaata, kui ilusad värvid need on. See on nagu friikartul. See seal on... Mida sa teed? Ei. Sa oled ju täiesti hull peast. Sa oled täiesti sõge peast, oled sa? See on nii hea. Ei. Millega sa tegeled? Viimastel kuudel on viraalseks saanud savi söömine. Mõned panevad peale laimi, mahla ja maitseaineid. Mõned naudivad ka lihtsalt puhta looduse maitset. What the Mida me teeme? Genuinely. Me sööme savi. Kas see ongi terve videopoint või? Me söömegi savi lihtsalt. Miks sa mind sellisesse asja kutsuksid? See võib tunduda alguses tõepoolest veidi imelik, aga tuleb välja, et see on päris tervislik seisund, kus tekib spetsiifiline isu asjade järele, mis ei ole üldse mõeldud söömiseks. Põhimõtteliselt jah, see kõik siin on söödav savi. See on hetkel trend. Päriselt või? Jah, inimesed tahavad seda nagu crunchi. Aga nagu mis inimestel viga on? Söödav savi. Sement. See on actual sement, aga miks ta kuidamoodi? Mul on nii palju küsimusi oma peas. See nagu liigitub sellise nagu toitumishäire alla, mille nimi on pika. Sellel on omakorda selline alaliik nagu geofaagia. Geo, mis tähendab siis nagu pinnasega seotud ja faagia kui õgimine. Ja sinna alla käivadki siis nagu savi, muld, muda, kriit. Bone apple teeth, nagu öeldakse. Bone apple teeth. Mina tahan õudselt seda proovida. No need näevad kõige paremad välja. Nagu friikad või midagi. Cheers. Kas see ongi kriit lihtsalt või? Selles mõttes ta mingisugune maitse on. On küll. Nagu ta hea kindlasti ei ole. Crunchy on, aga ta ei ole ju satisfying kuidagi moodi. Ta on lihtsalt kõva. Ja sa ei saa crunchi ju. Ma ei taha crunchi, ma ei taha, ma soovin oma hammastega elada ikkagi elu lõpuni. Maitseb nagu sööks savi. Ma ei ole üldse nagu rase, et ma peaks kriiti sööma. Ma ei kavatse neid hambaarveid kompenseerida, ma ütlen, Oi, see on eriti pehme. See on täitsa nagu poorne. Mõjub nagu mingi tervislik ökotoode. Sa oled kindel, et sa ole rase. Mis see siis on? Tutvusta mulle seda. Sement. No. Vaata, see maitseb nagu mu vanema kasvuhoones lõhnab. Oh my god, jaa. 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 Mida sa naerad seal? Sa hakkad ise sööma seda veel. Miks? See maitseb nagu paneelmaja kelder. Ma ei suudaks seda täpsemalt ise kirjeldada. Laimi, ketagiin. Jah, sellega pidi olema väga hea. Aha. Pigistan seda laimi siia savi peale. Jep. Ja siis paneme seda. Cheers.
Ta maitseb lihtsalt laimi ja tahiini järgi. ma olen nii kurb. Sa nagu ootasid, et see päriselt maitseb hästi või? Sest et see tundus mulle nii nämma. Kas sa oled ka rase naine? Savi, panelka kelder, kriit, sement. Mul on hombe hambaarst. Mis see on? Seda saad pärast, kui oled kivi söönud. Sa ikka tead, kuidas see lause kõlab? Tegelikult tiirleb see savi on supertoit jutt juba ammu. Erinevad holistilised ja wellness inimesed lubavad, et see puhastab su keha, eemaldab toksiine ja teeb seedimise korda. Ehk see klassikaline imeravimi vibe. Kui ma seda savi söön, kas see siis päriselt aitab selle puudrikkuse vastu ka või? Ei aita. Vastupidi, tegelikult ta võib olla nagu seal soole seintel, kuidagi niimoodi ta ei lase imenduda või siis ta seob enda külge mingid mineraalained, nii et nad tulevad teisest otsast välja. Hoopis nagu paradoksaalsel kombel. Teeb halba hoopis. Teeb halba, jah. Aga see savi, mis praegu trendib, on pigem siiski selle ASMR tunde jaoks. Exciting! Oh my god! Oh my god, see on hea! Mingi see tekstuur on nii huvitav. Oot. Kui sa valad täiega laimi peale. Do it. Oota, mitte... Oh my god, vaata, mis see teeb. Ta läheb pehmeks. Right? Oh, see on suht mõnus isegi. Nagu see on, tekstuur on lahe. Väga paljudel veebilehtedel on söömissavi täiesti välja müüdud. Esiteks, kus me teame, mis savi nad meile müüvad ja teiseks, need, kes ilma jäid, äkki nad lähevad poodi ostma tavalist käsitöösavi. Ma ei tea, kas seal on vahet nagu, sest et ma ei tea, mis selle päritolu on. Ta on ka nagu kaevandatud sealt kuskilt maa seest. Seal on mingid raske metalle, mingid ehitusjääke, mingid, ma ei tea, parasiite, jumal teab mida nagu. Kuule, aga siin ei ole ka kirjas, et ma ei tohi süüa seda. Ready to use, ei pea vett lisama. Siin ei ole... Hakkame savisema. Aga mitu korda sina oled mõeldud oma karjääri ajal, et tahaks proovida seda savi? Ühte vahest suhu satub ikkagi. Ma arvan, ma võin teile pakist anda 10-kilone pakk 10 eurot. Sööge palju tahate. Me lihtsalt sõime täiesti tavalist savi ja siis nad paned sinna ette, et söödav. Tegelikult kõige olulisem küsimus, kas see on üldse ohutu? No vot, tegelikult ei ole, jah. Seal on erinevaid asju. Sorry, Aston! Ma ei vastuta selle eest palju, kui sul mingi kõht lahti läheb. Üks suur oht, mis seal on raskemetallid. Kui sa ikkagi sööd nagu korralikke koguseid, siis ka mingid soolesulgused ja mingid asjad, mis vajavad kirurgilist sekkumist. Ja siis selleks jällegi ei pea ekspert olema, et kui sa seda vaatad neid kivitükke ja mõtled, et kui sa neid nagu crunchid. Mul oli hambalt täiega valus. Et see on üks asi, mis küll juhtub, jah. Me võtsime nagu, paar ampsu. Mul on veel kõik hästi ju. Ja. Sul on praegu veel kõik hästi. Jesus, what is this? Okei, et meil on joodav savi ka nüüd või? Joodav savi ka nüüd, kõik seda enne GTA 6. No jah, eks ma siis võtan oma savipulga ja segan oma joodavat saviringi siin. See näeb nii hea veel. Isu ära. Ma ütlen praegu liiv. Jah, vesisavi maitsega. Teeme dringi äkki sellest. Äkki see on parem. Oh my god, ära joo nii palju igaks juhuks, aga ma ei tea, mis see teeb sulle. Läks paremaks või? Tahad ka proovida või? Jah. Sellel on ka see kasvuhoone õhumaitse. See savipulber siin maksab 17 eurot ja seda müüv Livin Ökopood lubab, et neilt leiad kõik, mida vajad tervislike eluviiside jaoks. Ja see ei ole nende sõnul lihtsalt savi, vaid lödine või tervendav maa. Seob kolesterooli, rasvu ja toiduga saadud kahjulikke aineid. Soodustab soolestiku puhastamist ja kahjulike ainete väljutamist. Leevendab mao ja soole haigusi, mis on seotud puhituse, üleliigse gaasitekke ja raskustundega maos. No kuule, mõtle, mis igasuguseid asju. Need on kõik tervisealased lubadused, mille esitamine on seadusega keelatud. Selliseid asju ei tohi öelda. No savi pidavat olema seedimisele hea. Seedimisele hea, jah. Mismoodi? Sinu kõhu mikrobioomile. Kõik need toksiinid viib välja. Just. Üldse nagu, kui sa kuuled kuskil sõna detox, siis nagu jookse teisel poole. Kas sa oled rahuldatud kuidagi või? Ei, mitte kuidagi. Kas sa annad andeks mulle või? Võib-olla. Oleneb, mis see toidunõustaja ütleb. Ei, selles mõttes, et lahe.
ja proovida savi ka. Aga kas ma soovitan seda kellelegi kodus? Absoluutselt mitte. Ärge raisake oma raha selle peale. See on kõige mõttetum see on suht kallis. Mis ta maksis siis? Kotitäis, mingi 4 karpi oli mingi 40 €. Jesus Christ! Jesus Christ! Kui keegi juba aktiivselt sööb savi, siis millal ta peaks nagu muretsema? No peaks muretsema. Ma ei ütleks millal, vaid ma ütleks, et peaks muretsema. Et see kõige selle juures, mis me nagu rääkisime, et see võib nagu viidata mingitele tõsistele nagu probleemidele. Targem oleks nagu rääkida sellest kellelegi.